Oleme kogunud tagasisidet desiili olemasolevate funktsioonide kohta ning sealt on välja joonistunud üks ühine valupunkt. Nimelt, mitmed mainisid, et masinate tööde planeerija on küll väga hea tööriist, kuid tal on väike puudujääk. Nimelt, ei ole seal võimalik päevade lõikes planeerida. Võtsime selle väljakutse ette ning nüüd ma tahaks teile tutvustada lahendust. Selle nimi on operatsioonide planeerimine ning kõik, kes on kasutanud masinate tööde planeerijat, leiavad kindlasti, et tegu on intuitiivse tööriistaga. Ülemises osas on meil filtrid, mille järgi saame siis otsida konkreetseid operatsioone või masinaid, mida siis planeerima hakata. Ei pea, kuid võib ka ühe koppa minna. Teeme siis ka ühe operatsiooni näitel läbi, ehk siis võtame selleks pakkimise operatsiooni. Omalt poolt soovitan, et kindlasti tasuks planeerida teie ettevõtte jaoks olevat pudelikaelaks olevat operatsiooni, sest hästi planeeritud pudelikael tagab sujuvusega tootmise teistes etappides. Valin siis konkreetse operatsiooni ning panen filtreeri. Selle peale tulevad vasakusse tulpa planeerimata tööd, täpselt samamoodi nagu masinate tööde planeerijas. Ning siin päises näen ära, siis palju kokku mul neid planeerimata töid on. Antud juhul siis 14 tundi 20 minutit. Valin konkreetse operatsiooni, näen konkreetse operatsiooni aega. Valin mitu tükki, summeeritakse need kokku. Lisaks samamoodi on siin võimalik tuua nähtavale erinevaid tulpasid nagu igal pool mujal. Esiilis näiteks tootmistellimuse number ja saab siit konkreetselt juba vaadata. Ja siis samamoodi ka järjestada näiteks vaja kuupäeva järgi, et millise operatsiooni ma täpselt peaksin siis eespool töösse laskma. Nüüd siia kõrvale filtreeritakse välja kõik masinad, mis antud operatsiooniga seotud on. Antud juhul küll on ainult üks masin, ehk siis tuli ainult üks masin. Ja siin samas päises üleval on siis ka summeeritud kokku palju kokku tööd on antud masinale planeeritud. Samamoodi nagu masinate tööde planeerimise järgi. Mis nüüd erisus on see, et meil on siia toodud välja päevad. Antud juhul vaikimisi 14 päeva, tahame näha nädalajagu näiteks, muudame siit päevade arvu ära, paneme 7, tahaks ainult nädalajagu ette näha. Filtreerime ära ning näeme nüüd juba konkreetsete päevade lõikes palju igale päevale töid on planeeritud 8,3 tundi, 14,4 tundi, 0,8 tundi ja siit edasi on tühjus. Ehk siin meil nagu töid ei olegi. Ning lisaks veel on meil selline asi nüüd siin olemas nagu mahajäävus. Ehk siis kui me siia vaatame, siis me näeme, et meil on 7,6 tundi töid, mis oli planeeritud eelmiseks või eelmisteks päevadeks, mis ei ole ära tehtud. Töötajate jaoks on need operatsioonid järjekorras esimesed, kuid plaanis nad ei kajastu esmaspäeva all, ehk siis tänase päeva all, ehk planeerija peaks nad tööd nüüd ümber tõstma ja kogu selle plaani ümber mängima vastavalt selle mahajäävusele. Nüüd kui vaatame konkreetset päeva, võtame siit tänase päeva lahti, 8,3 tundi, millest pool tundi on siis seadistusaega ja 7,8 tundi tööaega. Siin peal on meil 3 operatsiooni, iseenesest operatsioonide lisamine sama lihtne kui masinate tööde planeerimises, lihtsalt lohistame siia konkreetse töö peale ja saame järjekorras õigesse järjekorda panna. Selle peale arvutatakse ümber, et meil on hoopis 11,7 tundi siin ja nii lihtne ta ongi. Nüüd, mida siin teha saab, on see, et saab päevadeks määrata ressurssi, palju meil siis konkreetsel päeval tööressurssi on. Seda saab panna vaikimisi peale, seda saab panna ka ettevõttele kõikidele töökohtadele ühise, näiteks igal pool on meil 8 tundi. Nüüd, kuidas see loogika töötab, siis see on ära kirjeldatud siin hammasratta all. Ja siit saab ka tegelikult konkreetsele päevale määrata töötunde. Näiteks täna on vähem või rohkem tunde, võtan kusagilt töötaja juurde siia, siis mul antud päeval on rohkem, aga vaikimisi näiteks on meil alati 8 tundi. Ja siin on siis see väikene juhend juures, et kuidas see loogika toimib. Ja näiteks ütleme, et täna tuleb töötaja minu juurde ja ütleb, et homme pean 2 tundi varem ära minema. Siis muudangi homsel päeval, muidu on 15 tundi, muudan siit ära selle numbri ja kirjutame siia hoopiski 13. Salvestan ära ning vaatan, mis selle peal juhtub. Juhtub see, et viskab mul siin selle numbri punaseks, sellepärast, et planeeritud aega tööd on rohkem, kui mul seda ressurssi on. Ehk siis siit tegi mul indikatsioon, et ma peaksin midagi ümber tõstma, et mul see päev nüüd lõhki ei läheks. Ja võtangi siis siit, võtan 2 tööd, võtan need samad 2 tükki ning lohistan need päev edasi. Ja vaatame, tehakse väike arvutus ning nüüd läheb mul see number tagasi normaalseks, ehk siis 13 tundi on ressurssi ja 12,8 tundi on mul siin peal siis töid määratud. Mida lisaks veel on võimalik teha? Välja on võimalik printida konkreetse päeva tööplaan ning samuti kui soovite siis perioodi tööplaan, ehk siis siit ülevalt selle printnupp poolt. Antud 7 päeva, 14 päeva
aga siis tekib lihtsalt see probleem, et kui te midagi ümber planeerite, siis te peate uue paberi viima. Aga see juba on vastavalt, kuidas teie ettevõttes seda ette näete, et kas teete paberi peal või käib asi läbi e-siili. Lisaks veel on siin selline funktsioon, mis on seadistusaeg. Kui teil on konkreetselt struktuuril määratud seadistusaeg, siis võetakse struktuuri pealt olev seadistusaeg. Kui teil on konkreetsele masinale või masinagrupile määratud seadistusaeg, siis võetakse need arvesse. Või kui teil ei ole kumbagi, kui te sooviksite igale operatsioonile määrata mingi seadistusaja, näiteks alati enne uue operatsiooni või uue tegevuse tellimuse ettevõtmist tuleb koristada töökoht ära, siis sa lähed, võtad joonise, vaatad, mis see joonis on, mida ma tegema hakkan ja siis läheb töö lahti. Arvestame, et see on 5 minutit, siis on võimalik seda siit ülevalt määrata. Vajutame seadistusaeg ning saab määrata üldise operatsiooni seadistusaja, milleks siis minul siin on pandud 5 minutit, muudan ära, näiteks panen hoopis 3 minutit, siis arvestatakse igal poole 3 minutit. Ning see üldine seadistusaja loogika on ka siin lihtsalt ära kirjeldatud, et jällegi teie valida, kuidas teie ettevõttes kõige mõistlikum seda teha on. Paneme siis 3 peale ning näeme, et selle peale tegelikult arvutatakse igal pool ümber need seadistusajad, et enne oli 0,6 ja nüüd on 0,5 siin näiteks kirjas. Ja mis äge funktsioon siin veel juures on see, et kui ma konkreetse rea peal klikin, siis avaneb mulle üks aken, kus on näha kõik antud tootmistellimuse seotud operatsioonid. Ehk siis siit me näeme ära, et 6 operatsiooni on kokku, pakkimine on viimane operatsioon, tema planeeritud kuupäev on selline ning saan ülevaate, millal eelmised operatsioonid tehtud on, mis seisus nad on. Ehk siis siin on valmis. Siin on üks operatsioon, millega pole midagi tehtud, montaažiga on alustatud ning pakkimine on ka siis ootab alles oma aega. Ehk siis siit tekib lihtsalt ka ülevaade, et kuidas selle tootmistellimusega üldpildis läheb. Ning selline olekski siis suures plaanis ülevaade antud tööriistast ning kui see teile huvi pakub, siis võtke meiega kindlasti ühendust.